Tere päevast kõigile! Külmad ilmad on taandumas ja kuidas me seda looduses näeme? Lõuna-Eestis ja saarte peal juba taliapsi põllud hakkavad kollaseks minema ehk taliapsid tahavad õitsema minna. Mis oleks siis see viimane töö taliapsides enne koristust? Ongi õitsemisaegne pritsimine. Ja see õitsemisaegne pritsimine võiks sisaldada ikkagi nii-öelda fungitsiidi kui ka insektitsiidi ehk kahjuritõrjet. Kui me siin põllu peal ringi vaatame, siis tegelikult esimesed kõdrapeitkärsakad on täiesti siin olemas ja ootavad, kuna tuleksid esimesed väiksed kõdrad, et saaks sinna muneda. Ja kui see kõdrapeitkäärsakas on tegelikult sinna kõttadesse ka munenud, siis teeb ka tee sisse tegelikult kõdrasääsele, kes muneb samast august sisse nii-öelda oma munad, tulevad vasted ja mis see põhjustab? See ongi see, et kõdrad avanevad enneaegselt, linnud käivad neid nokkimas ja ongi kõttade enneaegse avanisega, seeme pudiseb maha. Samamoodi need vastsed söövad sealt seemest mingil määral sees, imevad mahla ja seeme jääb peenikeseks. Kuid kuidas siis seda teha, kui minna ka koos õitsemisaegset fungitsiidi tegema, et mis on selle õitsemisaegse fungitsiidi mõte või idee? Mõte või idee ongi selles, et valgemedanike kuiv laiksus, mis on rapsi ühed põhilisemad nii-öelda kevadised ja õitsemisaegsed haigused, mis võivad samamoodi oluliselt vähendada rapsi saagikust, kuna tegelikult rapsid üle Eesti sellel aastal on väga ilusad ja meil ongi seda saaki mida ka kaitsta. Kuid mis siis teha? Kui taliaps ikka on täis õies ja juba esimesed kroonrehed hakkavad langema, siis ongi see kõige ideaalsem ja parem aeg ajastada seda taliapsi õitsemisaegset fungitsiidi. Kuna need tööd on kõik tegelikult nii-öelda öised pitsimised, olgu see insektitsiidiga tegemine kui ka fungitsiidiga õhtul kella 10 hommikul kella 5, siis ikkagi oluline on ka see, et vaadata, milline on seal ilm, et ikkagi rapsilehed väga märjad ei ole, sest meil on niiskust päris palju tulnud viimaste nädalate jooksul ja öised kastid on päris tugevad. See on väga hea kasvupinnas erinevatele haigustele, nagu valgemedanik, just kui see kroonleht kukub sinna lehekaenlasse ja nii-öelda on väga hea nakkuslava, kui ka samas see kaste paneb mõnes mõttes ikkagi pritsimistele ka natukene nii-öelda piiri peale või ei ole nii lihtne pritsida, kui taimed väga märjad on, siis tuleks ikka vaadata seda pritsimisaega ja pritsimisakent. Kuid millised tooteid ja kuidas neid siis kasutada? Valikuvariante on mitu. Kõige soodsam ja sellise taskukohasema lahendus on 2 tootest kokkusegamine siis see kasvuaegne fungitsiid, milleks on Miller, mis on puhas poskaliid 0,2 kuni 0,3 kilo hektarile, lisades sinna juurde 0,5 liitrit Amistaari. Võib ka kasutada nende mõlema toote analoogtooteid Poska või Asoosi, mille kulunormid ja kasutamine on täpselt 1:1 Milleri ja Amistaariga. Kui kokku ei ole soovi panna tooteid, segada 2 ühte kokku, siis on olemas ka kokku segatud tooteid, milleks on näiteks Revidas, Pictor Active, Propulse. Need on juba valmis segatud lahused, vastavalt siis pritsimisajale nii-öelda ilmastikutingimustele kulunormid on kõigil neil vahemikus 0,7 kuni 1 liiter. Et kulunormi valikul kindlasti, kui jääte hilisemasse faasi pritsima, kui õitsemine juba hakkab lõppema, siis kindlasti tõsta kulunormi. Miks? Sest ikkagi väga palju tooteid on ka nii-öelda väga tugeva ennetava mõjuga. Mida hilisemaks läheb pritsimine, seda rohkem peab olema ka tootel tegelikult ravimat mõju, kui haigus on juba nakkunud, ehk peab tegema asjad korda seal põllu peal. Et ennetada on kindlasti alati lihtsam haiguseid ja ennetava mõjuga tooted on ka tihtilugu taskukohasemad. Seetõttu ongi, et pigem, et taliapsi õitsemisaegset pritsimist ikka rajastada sinna varajasse vaasi. Ja teine aspekt on selles ka puhtalt praktiline see, et mida väiksem on taliaps ja vähem on kõttu, seda tegelikult vähem sõkutakse seda tehnorada maha. Ja ikkagi, kui varajases vaasis teha, siis mingil määral need tehnorad tõusevad püsti ja on ikkagi sügisel hulga lihtsam seda ka koristada. Insektitiiside puhul, mida sinna paagisegudesse panna, on tegelikult 2 varianti. On kas siis atsetamepiiditooted, eeskätt näiteks Mospilan või Carnadine ekstra. Mospilani kulunorm on 0,2 kilo hektarile, Carnadini puhul 0,25 liitrit hektarile või siis kasutada kontaktset toodet Evure, mis on siis 0,2 liitrit hektarile. Nendest toodetest kõiki sinna paagisegusse ei ole vaja panna, on vaja üks välja valida, milline teha ja siis teostada tõrje sellega. Edutut hooaega ja kohtumise järgmistes videodes.